Внимание, внимание! Говорит Таллин! Главные новости дня! Tere õhtust, tere Tallinn, tere Eesti. Siin ma nüüd siis olengi. Ma alustaksin sellest, et parkimise seal sellest korteri tehingute müügi või erastamise. Aga ma juhiks teie tähelepanu kõigepealt ühele faktile. 2000, palju siis oli? Circa 3000 enam kui 2000, 3000, 4000. Tere õhtust! Aadress on Lai tänav 34, korter 5. Ma kunagi kirjutasin avalduse, mida ma Äripäevas lugesin, et te panete kiiresti, hästi organiseeritult, panete, vähemalt oma naabritele telefoni kähku sisse. On ju niimoodi? Ja nüüd on selline asi, et nüüd direktor ütles mulle, et saab Lastehaiglasse möödunud aasta teisel poolaastal tuli oluliselt vähem toodi alkoholi. Ja vot nüüd on nüüd selline asi, et ühesõnaga ootan siin käed peos, taon pihku kogu aeg, hommikust õhtuni joon viina. Aga me ei kuule küsimust. Ootaks hea meelega, et keegi tuleks ja paneks mulle selle telefoni. Saite arumust, jah? Aadress on Lai tänav 34, korter 5. Üle tänava. Miks sõidupiletite hinnad tõusid? Sellepärast, et ega meil siin ei ole midagi häbeneda, me oleme Tallinnas võimul ja ega see head ei tähenda. No nii, kuulame teid. See, kuhu te olete siin kõik kurat läbi kaevanud. Kõik kanalisatsioon, kõik on p***in. Meil on eeskuju käega katsuda. Aitäh, ja meil on taas heliste. Hallo. Seetõttu ka Ja palun üks moment, aga me paneme teid kohe häälekalt siia stuudiosse. Ja palun. Ma arvan niimoodi, et Tallinnas on ühe partei võim, sest rahvas on nii tahtnud. Selles saates praegu täiesti olid opositsiooni minutid, ma ei tea, mitu minutit see oli. Ja te ütlete, et ei saa siia telefoni sisse panna. Vaadake seda voodi otsa, vaadake igale poole ringi. Igal juhul me võime päris uhked olla. Nii, härra linnapea, mis kostate? 300 miljonit krooni ja üks parkimiskoht. Ma ei tea, kust see üks parkimiskoht võeti. Muud ma ei ütle midagi.